Nutitelefonid on saanud noorte igapäevaelu lahutamatuks osaks. Neid kasutatakse suhtlemiseks, õppimiseks ja meelelahutuseks. Kui teha rohkem küsitakse, kas telefonid hoopis segavad õppimist ja suhtlemist koolis? Rahvusvahelised uuringud näitavad, et nutiseadmete kasutamine koolis võib õppetööd häirida. Näiteks majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni raportite järgi langeb õpilaste keskendumisvõime, kui nad kasutavad tundide ajal telefone. Common Sense meedia uuringu kohaselt kasutavad teismelised meediat keskmiselt 7-9 tundi päevas. Kas oled kunagi tundnud, et telefon segab õppimist? Ta niivõrd kuivõrd, vahepeal segab, vahepeal ei sega. Ta on kasulik, et kontrollida asju, aga vahepeal võib siin ära kaduda. Kui palju sa kasutad telefoni koolipäeva jooksul? Päris palju. Igasuguse kas tunniplaani vaatamise jaoks või kui mingi hinde välja tuleb selle jaoks. Kas telefonid peaks koolis keelatud olema? Kuni kindla klassini. Gümnaasiumile ma arvan, et see võiks olla lubatud. Selline 6. klass, sellised võiksid nagu rohkem mängida või midagi muud teha. Kui suur probleem on telefonid teie tundides? No ikka on, üritatakse neid kogu aeg välja võtta. Üldiselt pannakse ära, kui ma ütlen, aga üritatakse nihverdada küll ja üritatakse ka maha kirjutada sealt, need ikka on. Kas õpilased kaotavad keskendumise? Jaa, nad ei kuule ikka väga midagi, kui telefon on käes. Mõtlevad küll, et mängivad natukene mängu ja samal ajal kuulavad, aga tegelikult ikkagi väga väike osa jõuab neile kohale, kui telefon on käes. Kas olete pidanud telefoniga ära võtma? Jaa, ikka olen. Mõnikord võin juhtimiskeskusesse, mõnikord võtan lihtsalt tunni lõpuni ja annan tunni lõpus tagasi. Meil juba on põhimõtteliselt täielik telefoni keeld, aga me ei saa ju öelda ka, et ärge üldse telefoni kaasa võtke, sest inimesed liiguvad busside ja asjadega ja me ei saa öelda, et ärge telefoni kaasa võelge. Meil on nii täielik, kui saab. Meie tänapäeval on see sõltuvuses, on, eks ole, on nii õpilased kui ka on õpetajad sõltuvuses ja ma arvan, et meie kooli eesmärk ongi natukene võidelda selle sõltuvusega. Ma ei tea, kas on parim viis selle jaoks teha, aga vähemalt me tunneme, et me midagi teeme ja vähemalt suudame tekitada mingit aega inimese elus, kus nad ei ole sõltuvuses või pidevas kontaktis oma telefoniga. Mul on tekkinud pilt teismelisest kui 3 käega inimesest. Et nutiseade on saanud nagu nii oluliseks keha osaks, et seda ei jäeta maha. Ja mis see teile ütleb, kui te teate, et teil on 3. käsi on nutiseade? Siis sa pead seda kasutama kogu aeg, sest käed on kasutamiseks, eks ju? Ta on meile niivõrd oluline, et me ei saa ilma selleta elada. Aga kui sa mõtled, et inimene ei ole loodud 3 käega inimeseks, et siis see 3. liige hakkab kuidagi segama. Miks telefonid on nii sõltuvust tekitavad? No nii, meie aju on niimoodi nagu seatud, et ta tahab kogu aeg saada nagu stimulatsiooni. Teate, mis see tähendab võib-olla? Et see on selline, et ta tahab kogu aeg saada nagu mingisugust huvi. Meie aju on üles ehitatud niimoodi, et nii kui meil on igav, me hakkame mõtlema nagu midagi huvitavat. Nüüd nutiseade annab meile hästi kiiret infot. Mis me nutiseadmes väga sageli teeme, me liigume seal väga kiiresti edasi lihtsa näpuviibutusega ja me saame kogu aeg uut infot. Uuringud näitavad ka, et kuigi sotsiaalmeedia aitab noortel suhelda, võib see tekitada ka sõltuvust ja stressi. Uurimiskeskuse andmetel kasutab enamik teismelisi sotsiaalmeediat iga päev. Eksperdid rõhutavad, et mõju sõltub sellest, kuidas telefone kasutatakse. Tegelikult see aju mõjutab ta sellepärast, et sa saad nii kiiresti nagu informatsiooni, aga siis muutub näiteks õpetaja jutt sulle igavaks, sest õpetaja ei anna nii palju uut informatsiooni, on ju. Õpetaja jutt on igav, sellepärast, et ta jääb sinna mingisuguse ühesse teemasse kinni kogu aeg ja räägib sulle, aga internetist sa saaksid juba järgmise nüanssi sellele teemale näiteks. Ja siis natukene kirja taas jälle saad uue nüanssi. Kas noorte tähelepanu võime vähenenud? Kindlasti. Kuna igasuguse kiire info liikumisega su tähelepanu peab ju kaasas olema. Ja kui info, mida sa saad mujalt, mitte nutiseadmest, on igavam, siis aju on öelnud sulle, kuule, seal on huvitavam. Ta kogu aeg meid lollitab kuidagi ja suunab meid sinna, mis on huvitavam. Sest ajul on oluline, et sa oleksid ergas ja elav ja tubli. Kas täielik telefonikeeld on hea lahendus? Ma tegelikult olen selle poolt,
et koolikeskkonnast see võiks täiesti välja jääda. Või siis uuesti võiks moodi minna ju nuputelefonid, kui sa tahad helistada helistamise pärast, aga tegelikult see ei ole ju see põhjus. Aga siin võib-olla bussiaegadega seoses on need helistamised ka nagu olulised, et ma arvan, et ma oleks selle poolt, et koolikeskkonnast oleks see välja viidud. Kuigi digiseadmed võivad õppimist toetada, hoiatavad eksperdid liigse kasutamise eest. Ameerika psühholoogide ühingu hinnangul võib liigne ja passiivne kasutus suurendada ärevust ja vähendada keskendumisvõimet. Ka Maailma Terviseorganisatsioon on rõhutanud, et liigne ekraaniaeg võib mõjutada noorte vaimset tervist ja heaolu. Telefonid ühendavad meid, kuid võivad samal ajal vähendada vahetut suhtlemist. Telefonid ei kao koolides kuhugi. Küsimus ei ole selles, kas need on head või halvad, vaid selles, kuidas ja kui palju me neid kasutame. Tasakaal võib olla võtmesõna.